Okei, tere hommikust. Ikka sükene eestlaslik, et häbelikkus on sees, aga sellest hoolimata rohkem kui võib-olla tavaliselt hommikul tuleb. Äge. Räägime siis Amazonist, räägime e-kaubandusest, räägime sellest, kuidas teha kliendi ja toote uuringut sellisena, mis siis annaks sulle kätte ka päriselt sellised infosisendid, millega sul on võimalik toodet arendada, muuta, lihtsustada või siis ka oma kommunikatsiooni paremaks teha. Aga hästi kiirelt, enne kui me slaidide juurde lähme, lihtsalt huvi pärast, et kui paljud siit müüvad Amazonis, paljud on Amazoni müüjad? Okei, mõned käed ikka on, äge. Ja kui paljud on tellinud midagi Amazonist? Okei, kõik, nii et päris võõras nagu ei ole, et natukene saad võib-olla, et siis Amazoni müüjatele mingid asjad on nagu võib-olla huvitavamad ja ka kui Amazonist midagi tellinud oled, siis kindlasti on ka mitu äratundmispunkti või kohta. Aga enne kui teemast räägime lihtsalt lühidalt, et kes ma olen ja miks sa mind kuulata võiksid, siis ma olen ise Amazonis müünud tänaseks 6 aastat. Selle aja jooksul me oleme koos meeskonnaga ehitanud 3 mitme miljoni Amazoni kontot ülesse. Me oleme teinud viimase 3 aastaga siis umbes $25 miljoni jagu käivet Amazonis. Umbes 1,5 aastat tagasi müüsime ühe oma konto maha, Amazoni brändi maha, tegime exiti investeerimisfondile. Ja siis selle kogemuse käigus me oleme müünud siis circa 150-160 erinevat toodet igal pool alates aiamajadest kuni vitamiinideni välja. Ja siis ühtlasi ka ehitame Eestis Amazoni müüjate kommuuni suuremaks, tugevamaks, et meid oleks rohkem, sest Eestis on niisugune äge startup-mafia ja IT-mafia, siis miks mitte ka, et oleks meil võimas Amazoni mafia, kes siis käib ja lammutab maailma turgudel. Aga see klikker väga hästi ei taha toimida, aga nüüd vast saab. Ühesõnaga, kui ma alustasin, siis ma hakkasin niisuguse toote müümisest pihta nagu pH-meeter, see on minu kõige esimene toode Amazonis. Kes teab, mis endast kujutab? Okei, poole inimesed teavad, super. Mul ei olnud õrna aimugi. Ma lihtsalt vaatasin, analüütika näitas, et seda on hea müüa, siis mul võtsin endale tollal ühe niisuguse coachi, Amazoni coachi, kes siis ütles, et jah, et see on tõesti hea idee, mida müüa, et see on nii lamp toode, et siia küll nagu konkurendid väga enda nina ei tule kuskilt otsast pistma. Muidu see on siis hea selleks, et mõõta vee pH taset, et kui näiteks basseinis kloori panna või siis et kaladel oleks hea akvaariumis või siis kui kanepit kasvatad, siis on igatepidi kasulik tööriist, mida omada. Ja algas see teekond niisugusele hästi suure hurraaga, hästi lõbusalt, et päris ilusad sellised kasuminumbrid olid, et kes ei tahaks sellest nagu tükki saada endale, et müüd iga kuu 20 000 jagu, täiesti alustajana, kasum on 44%, reklaamikulusid sisuliselt ei ole, ja elu on ilus. Amazonis on muidugi ainult üks probleem, et kui miski läheb kuskil hästi, siis näevad seda konkurendid ka suhteliselt kiiresti ja võtavad sulle järgi. Ja mis siis juhtus on see, et kuskil aastaga, isegi vähem kui aastaga 9 kuuga, siis konkurents läks aina tihedamaks, tulid uued konkurendid peale. See tähendas seda, et hiinlased, kuidas nad lõid väärtust, kui me räägime väärtusest, oli see, et nad tõmbasid hinda alla, siis sa pidid sellega vastu tulema, kuidas mõned teised lõid väärtust, oli see, et nad panid mingeid e-bukke, mingeid vidinaid, muid asju kaasa, ja ühel hetkel ei olnudki muud võimalust, kui pidi hinda aina alla laskma selle nimele konkureerida, sest et tegelikult me tõime lihtsalt mingi suvalise vidina Hiinast, müüsime seda USAs, enda arust küll mõtlesime, et teeme ägedat brändi nagu, aga tegelikult me lihtsalt vahendasime. Ja siis paar kuud hiljem enam nii äge äri ei ole, et kui silma jäi, siis enne olid reklaamikulud umbes 90 senti klikk, 90 senti ühe müügi tegemiseks, siis nüüd oli 2,91 ja hind ka langes, siis väga lõbus äri enam ei ole. Kes on tundnud seda
hinnasurvet vahepeal, kas siis e-kaubanduses või Amazonis, et pekstakse hinda alla korralikult. Suhteliselt ebamugav on ja. Aga sellepärast me räägime tänasest teemast, et mida see kogemus nagu andis, oli see, et mida me sellest õppisime, oli see, et okei, et see ei ole elu, see ei ole jätkusuutlik, see ei ole elu jõuline niimoodi lihtsalt tuua tooteid kogu aeg välja, et leiad mingisuguse niši, mis on tore, teenid natuke aega raha ja siis kõik asi kukub kokku, sest konkurendid tulevad, sa tegelikult ei eristu, ja miks peaks klient sind üldse siis valima. Aga sellest lähtuvalt me siis võtsime enda siis selliseks eesmärgiks selle, et okei, et mida me saame teha, on see, et me saame õppida klienti väga-väga hästi tundma ja vastavalt sellele, kui me tunneme klienti väga-väga hästi, me suudame loodetavasti ehitada ka tooteid, mis siis tegelikult lähevad kliendile korda ja kommunikeerida seda sellisel viisil, et see oleks hästi atraktiivne, hästi ahvatlev kliendile. Ja kokkuvõttes, mis selle siis tulemus oli, sellise eesmärgi tulemus, oli see, et siis kui me selle peamise Amazoni konto müüsime, me tegime circa 400 000 igakuist käivet, lansseerisime 36 toodet ja nende toodete edumäär oli 100%. Ehk siis mitte ükski toode, mida me lansseerisime, ei ebaõnnestunud. Et iga viimne, kui toode õnnestus, hästi suur osa sellest oligi selle kliendi analüüsil ja sellel eristumisel ja tundmaõppimisel. Nii. Amazonis tegelikult on hästi mitu sellist, et ainult nagu kliendi analüüsist ei piisa, et Amazonis edukalt tegutseda, et neid oskuseid on päris mitmeid vaja, et sa pead oskama õiget toodet valida, õiget turgu, sa pead seda eristumist oskama luua, millest me täna räägime, sa pead oskama SEO-d, nähtavust teha, sa pead oskama konverteerida seda müüki, sa pead oskama lansseerida, sa pead oskama laovarusid juhtida, et need kõik on sellised nagu olulised oskused. Ja täiesti lihtne tundub väljaspoolt võib-olla see Amazoni müük, aga tegelikult on ta üsna trikikas. Et hea näide, et mis see siis ära ei ole, et laovarude juhtimine, et saadad kaupa sisse ja Amazon müüb ja ongi nii lihtne, on ja. Siis meil oli üks sükene klient, kus reaalselt toimus kaadrivahetus ettevõtte sees ja tuli uus logistik, kes siis võib-olla nii palju ei hoolinud sellest, kui hästi asjadel läheb ja siis saatis kogu aeg kaupa rohkem peale, kui pidi saatma Amazonis on ja siis see lõppes sellega, et klient sai 40 000 eurot Amazonit trahvi. Et päris ebameeldiv. Nii. Aga kui selle asja nagu täkke saad ja selle asjale pihta saad, et kuidas siis teha seda kliendi analüüsi, kuidas luua seda eristumist, siis täitsa võiks luua häid konversioonimäärasid. Need on päris conversion rate'id meie enda kontost, Amazoni kontost, 40-50 kuni 70% toodete kohta. Et kes teab, kui palju on tavaliselt e-kaubanduses selline tavaline konversioonimäär? 2 on selline keskmine, on ja 4 on siis, kui on nagu ülihästi teed juba asju, 6 siis oled nagu jumal põhimõtteliselt, on ja. Ja siis tundub imelik, et kuidas on võimalik saada 50% konversioonimäära. Eks siin on rohkem asju veel, kui lihtsalt eristumine, kliendi kõnetamine on õige turuvalik on hästi oluline ja see õiged lansseerimistaktikad ja nii edasi. Aga see näitab seda, et kui sa nagu paned täkke, siis on sul päris hästi võimalik tegelikult korralikult lammutada. 2 kõige olulisemat küsimust, mis alati on, see on tegelikult optimeerimisest tulenevalt, aga tegelikult ka toote arenduses ja toote väärtuse loomises on siis, et miks su klient ostab sult ja teiseks tuleb hästi aru saada, et miks ta siis tegelikult nagu ostmata jätab, et miks ta valib võib-olla konkurendi toote sinu toote asemel on ja. Et see on tegelikult täiesti turunduse sükene internetiturunduse ABC, aga hästi tihti me millegipärast ei taha seda teha, sest võib-olla see on liiga lihtne, aga mida paremini seda teed, seda paremad on tulemused. Eriti Amazonis on see hästi sükene hästi oluline, sest et Amazon on nagu suur rimi või suur kaubamaja. Sa paned oma toote ülesse ühele riiulile ja nüüd see klient jalutab mööda seda riiuli vahet ja seal on 100 tooted järjest reas, mis on kõik täpselt sama toode, mis on sinu toode, et miks ta peaks valima sealt riiulist sinu toote, on ja? Et miks ta peaks võtma sinu toote sealt välja ja siis lõpuks selle ostuga tegema. Ja selles mõttes on Amazon hea õppimispinnas, et ma ei tea teist kohta, kus see nagu riiuli konkurents oleks nii tihe ja minu arust isegi Rimis ei ole nii tihe, et Rimis sa vaatad, et
et sul on neid, ma ei tea, lähed ube näiteks ostma või mis iganes, sul on võib-olla 20 toodet, võib-olla 10, võib-olla 5, siis Amazonis on sul 1000 tükki, kes sul on kõik reas, kõik tahavad saada seda ostu endale. Nii, ehk siis kui sa Amazonis müüd, põhimõtteliselt sa pead saama selliseks hästi heaks startup maailmas on see nimi nagu product owner, toote omanikuks, toote arendajaks või toote arendusmeeskonnaks ja sinu töö on aru saada sellest, et kus kohas sa mängid, ehk siis millist klienti sa täpselt püüad ja kelle vastu sa mängid, milliste konkurentide vastu sa mängid ja kuidas sa siis eristud piisavalt, et kliente, et siis konkurentsi võita. Väärtus saab hästi mitut erinevat moodi luua, et sul on võimalik luua subjektiivset väärtust, sul on võimalik teha hea pakend, paned täpselt sama asja puhtamasse pakendisse, ongi kallim feeling juba, et sul on niisugune ilus pakend. Sa saad teha selle pakendi funktsionaalsemaks, et sul näiteks mitte pesumasina, aga pesu pesemise vedelik on, et sul kork on näiteks see, kus sa kallad sisse selle õige koguse oma pesuvahendit ja siis ongi su pakend kohe nagu väärtuslikum kliendi silmis. Sa saad tuua paremat tootelehte, teha ilusamat turundust, saab mängida suurustega, et lood hullud premium toote, kus on hästi vähe nagu toodet tegelikult sees, aga nagu see ühiku grammi hind on hästi kõrge. Et hästi palju saad subjektiivselt tegelikult mängida hinnastusega ka näiteks, et oled mõnikord tundnud võib-olla seda, et kes on siit e-poe müüja või Amazoni müüja, et siis kas sa oled tundnud sellist hetke, et sa tõstad nagu hinda ja toode on, kõik on täpselt sama, aga inimesed hakkavad rohkem ostma. Sest tunne on nagu, et ju siis peab olema jube väärtuslik, kui on kallim hind nagu. Et see on väga huvitav asi, see on subjektiivne väärtus ja siis on sul võimalik luua tegelikku väärtust. Ehk siis review'de põhjal oma toodet parandada, luua lihtsamad, selgemad instruktsioonid, teha materjale paremaks, hästi lihtsad muudatused tegelikult on et oma tootel plastikust minna klaasi peale, kohe tekib niisugune nagu väärtuslikum premium tunne klaasist puidu peale minna, puidust võib-olla teha metallitoode, et eristuda, terasest minna veel üks samm edasi ja teha titaaniumist asjad, mõni sent tuleb sul kulule juurde, aga see toote väärtus on nagu suurem. Ehk siis neid viis on palju. Nüüd küsimus on, kuidas? Et kuidas siis seda teha? Täna ma räägin 3 sellisest taktikast, 3 viisist, kuidas siis seda võiks teha. Neid on rohkem, aga kuidas, vähem mida meie teeme sellise must-have asjadena iga toote lansseerimisel, iga toote müümisel. Vaatame neid siis lähemalt. Ja muuseas, kui sul on vahepeal mingit küsimust, et ma hea meelega nagu ei teeks sellist ainult igavat loengut, et kui sul on küsimus, siis käsi püsti, küsi ja siis liigume edasi. Okei? Jah. See on, nüüd on nagu eestlase crowd, et see kohta naljakas, ma käisin kunagi raamatuid müümas, siis seal hästi niisugune huvitav kultuurikontrast on, et kui ameeriklane seal teeb nalja nagu, et teeb nagu niisuguse ülihea, tund aega räägib mingisugust, ehitab seda lugu üles ja siis teeb nalja, siis ameeriklased on nagu, kui äge nagu laudade peal ja siis vaatad eestlased, see on nagu päris hea. et umbes nii ta on. Aga räägime siis eristumisest ja kuidas see kliendile korda läheb. See on siis see, kuidas meie seda teeme. Ehk siis esiteks, kui me hakkame uut toodet vaatama, uut niši vaatama, me tavaliselt vaatame lihtsalt netist, guugeldame, vaatame YouTube'i videosid. Näiteks, kui sa lähed kalastusniši, siis sa võtad YouTube'i lahti, tahad kalastustarbeid müüa, sa vaatad, kuidas siis need Alabama redneckid neid tooteid kasutavad, sa vaatad, kuidas nad neid hindavad, seda materjali on nii palju, keegi lihtsalt nagu teeb video umbes oma YouTube'i kanali jaoks, et ma pakin oma selle toote nüüd lahti. Aga tegelikult see on hästi palju vihjeid selle kohta, et mis siis selle kliendile jääb silma, kui ta pakendit avab näiteks, kui ta seda toodet kätte võtab, kui ta seda toodet kokku paneb. Need on kõik sellised väiksed vihjed, mis on hästi olulised ja kohe jõuame selleni, miks ja kuidas. Teiseks, me reaalselt loeme ja dokumenteerime circa 1000+ review'd iga toote idee kohta, et aru saada jällegi sellest,
mida siis meie konkurendid teevad hästi, mida nad teevad halvasti, et review'de lugemine Amazonis on niisugune nagu tagasivaatav analüüs, mis turu hetkeseis on. Ja siis, kui see on tehtud, siis me organiseerime selle informatsiooni ja hakkame otsima mustreid. Ja mis nüüd juhtus? Nii. Eks niisugune hästi lihtne näide ühe kliendi reaalselt tehtud kliendi töö pealt müüsime selliseid lapsevoodeid Saksa Amazoni turul. Nagu näha, siis need kõik voodid on üsna ühesugused, üsna sarnased on üksteisele. Ja kui me seda review analüüsi tegime, siis järjepidevalt jäi niisugune asi silma, et mis siis analüüsist välja tuli, kui organiseerid, et on mitmed erinevad asju, et miks kliendid nagu ostavad või ostmata jätavad, mis neile ei meeldi, et mingid asjad on nagu halb kvaliteet, et puit on liiga niisugune pehme või õrn, männipuit, arusaadav, ongi niisugune õrn puit, kui teha toodet tammepuidust, siis toote lõpphind läheks kliendile kohe 2-3 korda kallimaks. Seda ei saa muuta. Mida siis saab muuta? Näiteks väga lihtne asi, paned rohkem kruvisid kaasa, kui on puudu kruvisid tootmises. Või näiteks siin on, et raske on toodet kokku panna. Keegi on kunagi IKEA mööblit kokku pannud. Tähiega piin, eriti kui esimest korda teed. Et peaks olema nagu lihtne, tegelikult on suhteliselt tüütu. Või siis näiteks, mis jäi silma, oli niisugune tugev värvihais. Ehk siis milline lapsevanem tahaks, et panen omal lapsevoodi, lapse tuppe ja siis 3 kuud on värvihais seal toas üleval. Ei ole väga niisugune mõnus tunne. Ja siis selle info pealt, mis me tegime, vaatasime, et enamus asju me ei saa muuta, aga mõnda me saame. Ja me tegime seda, et me lõime igale tootele kaasa niisuguse väikese toote flaiku, inserdi, kus siis oli QR-kood peal, oli link peal, see link viis siis kodulehele, kus siis oli selline 4-minutiline kiirendatud video, kuidas seda voodit kokku panna hästi lihtsalt, hästi kiirelt. Ja siis teise asjana, mis me muutsime, oli see, et tavaliste värvi asemel me hakkasime veepõhist värvi kasutama. Ehk siis toote omahind läks 5% ülesse, aga enam meil ei olnud nagu sellist haisu sellel tootel. Ja mis siis juhtus, oli see, et me saime öelda turunduses kohe esimese asjana, et no chemical smell. Sest me teame, et me konkurendid me teame, et meie klient loeb niikuinii ka konkurentide reviewsid, Ta vaatab ka seda, et mida on nagu öeldud ja kui me saame ennast võrrelda juba sellega, et meil ei ole seda haisu ja ta loeb, et teistel on see hais, see on kohe võimalus saada see klient endale. Ja niimoodi tehes 2 niisugust väga lihtsat muudatust, mis me siis saavutasime sellega, oli see, et me müüsime põhimõtteliselt täpselt samad toodet, täpselt samast materjalist, täpselt sama kujuga, aga meie toote hinnang oli 5 tärni ja me konkurentide hinnangud olid 4 tärni ja 4,5 tärni. Ja nagu näha, siis ka Hiinas on päris suur vahe. Et tegelikult täpselt sama toode, aga müüme seda kohati 2 korda kallimalt peaaegu. Mis te arvate, mis need müügitulemused olid? Ja lisaks sellele, et me müüsime turu kõige kallimat toodet, me müüsime ka kõige enam seda toodet. Ehk siis me olime turu ainus tegija, kellel oli 5 tärni toode ja tänu sellele see voodi müüs päris hästi, et seda voodit sai miljonite eest müüdud. Ehk siis väga lihtne asi, mis tuleb siis sinu sellest review analüüsist, et kui sa mõttega seda vaatad ja selle informatsiooni enda jaoks ära süstematiseerid, sa võid leida selliseid pisikesi vihjeid, kuidas toodet paremaks teha, kuidas kasutajakogemust paremaks teha ja seeläbi siis tegelikult kliendi süda võita. Lõpptulemus, see on üks näide ühest teisest review analüüsist, mis siin mõnda aega tagasi sai tehtud, võiks umbes selline välja näha, et sul tekibki niisugune nagu plussid, sul tekivad miinused tootel ja siis sul tekivad ideed, et kuidas siis võiks toodet arendada edasi. Kui sa loed neid kliendi reviewsid, siis tekib päris palju selliseid huvitavaid mõtteid, et mida teha tootes teistmoodi. Sul tekib väga konkreetne turundus kokkuvõtte sellest, et
mis on need asjad, mida sa pead kommunikeerima kliendile, mis on need asjad, mis jäid meelde, mis asjad püüdsid silma ja kui sa loed neid review'sid, ma luban sulle, kui sa loed neid 1000 tükki läbi, sealt käib piisavalt palju läbi seda, et kes on siis tegelik klient, on ju, et kes on klient, mille jaoks ta kasutab seda toodet, kus kasutab seda toodet, missugustel juhtudel kasutab seda toodet ja nii edasi. Kui sa tahad veel minna eriti rohkem sügavamaks, kuna meil on siin ka mõned kogenud Amazoni müüjad, kes on siis nagu suuremad kalad, siis mida siit edasi veel teha, on see, et su tagasiside analüüsi läheks liiga ühekülgseks, sul on võimalik panna kaalud juurde. Ehk siis seesama asi, review analüüs, sa teed iga viimse kui konkurendi kohta, sa valid veel 10 konkurenti, igale konkurendile teed täpselt samasuguse analüüsi, et siis aru saada, kuidas neist parem olla. Ja siis paned lõpuks ka kaalud külge, et sinu tootearendusideed ei oleks innustatud võib-olla liiga ainult ühes konkurendis, et sa suudaksid jääda adekvaatseks. Ja kokkuvõttes siis selle toote puhul meil siin on Madis ka, et Madis seda toodet arendas, ta on meil operatsioonide inimene ettevõttes ja tootearendaja, siis tekkis kokku ma lugesin kokku 57 ideed, kuidas seda toodet võiks muuta või paremaks teha. Ja minu arust oli hästi lahe näha, aga siis pärast seda, et okei, enamus seda niikuinii muuta ja teha ei saa, mis siin kirjas on, et sa ei saa, ilma et see toote hind läheks nagu ebamõistlikult kalliks, aga mis oli hästi lahe vaadata, oli siis see, et meil oli siis USA tootja sellele tootele, ja siis Madis võttis ükshaaval need tooteideed ette ja siis ükshaaval läbi kõnede ja e-mailide käis läbi, okei, kas me saame seda teistmoodi teha? Okei, ei saa. No, aga kas me saame seda teistmoodi teha? Okei, saab, ei saa. Kas me saame seda teistmoodi teha? Jälle samamoodi, niisi vaikselt samm-sammu haaval, mis me tegime, oli see, et me lõime tegelikult siis sellel hetkel selle turu jaoks turu kõige tugevama toote. Näiteks hästi lihtsate asjadega, et siin olid siis tegemist basseini sükeste testiribadega ja mida me tegime, oli see, me tegime natuke laiemaks, need padjakesed tegime suuremaks, enda oleks lihtsam lugeda, tõstsime natukene eemale, et need omavahel need kemikaalid ei hakkaks nagu segunema. Sellised hästi-hästi nagu, et kui sa nagu mõtled selle peale, sa vaatad seda, siis tundub, et nagu nii lihtsad asjad nagu, aga jällegi review läks paremaks ja selle võrra müük läks paremaks. Miks see on oluline? Rääkisin pH meetrist alguses, on ju. Kui ma alustasin müüki, siis mul oli väga vedanud sellega, et mul oli päris palju sõpru, kes siis elasid või olid käinud USA-s, nad said siis mu toodet tellida, nad said jätta review mu tootele ja meil oli 5 tärni ja kuni oli 5 tärni skoor, siis iga viimne kui päev müüsid 75–80 toodet. See oli päris äge aeg. Ma mäletan, ma läksin ühe sõbranna sünnipäevale Hollywoodi ja siis ma ei saanud lihtsalt minna tantsupõrandale tantsimegi, sest ma kogu aeg vaatasin, et jälle tuli mingi sõnum tuli ette, müük. Mõtlesin, äge, et nüüd on elu tehtud, on ju. Jumala kihvt. Mis te arvate, mis juhtus, kui tulid efekt? Ehk siis hiinlased, mida nad tegid, põhimõtteliselt hiinlased, nad üritasid kokku hoida raha ja siis keevitsid siin sees midagi valesti kokku mingi sellel elektroonikal ja toote review kukkus siis 4,8 pealt 4,7 peale. Kui suur see mõju oli selle müügile? $25–30 iga päev, üleöö, nagu niimoodi, müük läinud. Hakkab väike hirm tekkima, ja saad aru, et väike probleem on sees, mida edasi teha. Ja kuna hästi innukalt sai alustatud Amazoni ja tundus, et kõik läheb hullult hästi, siis sai neid natuke julgemalt tegutsetud ja neid tooteid sai 5000 tükki tellitud. Ja sellel korral siis inspektsiooni enam ei tellinud, siis tundus, et no ma ei tea, tootja teeb kõik hästi ja õigesti, et miks siin ikka inspektsiooni enam tellida on vaja. Ja see on see hetk, kui sa hakkad kliendi tagasisidet saama ja sa näed, et seal on mingi süstemaatiline viga sees ja sa tead, sul on veel 4500 tükki vaja müüa. Ja sa tead, et varsti hakkavad review'd veel kukkuma. Mis arvad, mis juhtus, kui see review skoor läks 4,7 pealt mingi 4,2 peale?
5-7, päris lähedal. Ehk siis nüüd oled sa järsku silmitsi uue probleemiga, sul on 4000 tükki veel müüa, sa müüd neid umbes 5 tükki päevas, päris kaua aega läheb, kui üldse need ära müüd. Ja see toode lõpuks ta kukkus täitsa oma skooriga ära ja seda pidi uuesti relaunch ima ja hästi palju mässamist oli sellega. Aga need väiksed detailid on üliolulised. Ja ma räägin praegu nagu Amazonist, et Amazonis on oluline. Tegelikult ma mõtlen, et see on isegi e-kaubanduses, isegi e-poes hästi oluline, et see väike kasutajakogemuse erinevus võib tegelikult hästi palju määrata, sest inimesed ikka räägivad omavahel, isegi kui nad avalikku review'd ei jäta. Kuidas siis luua 5 tärni toodet? Ja, küsimus? Tahtsin küsida seda, et kas see on ka mingisugune selline tavaline teema, et näiteks teha selle tootjaga või selle tehasega leping, et nad ei tohi muuta seda? Sa võid seda teha, aga ma ei tea, et see midagi muudaks. Meil oli just hiljuti niisugune naljakas asi, et me launch'isime ühe uue brändi ja seal brändil pidi siis kruvi pikkus nagu õige olema, et see toode toimiks. Ja siis seal pidi olema 2,5 sentimeetrine kruvi. Hiinlased mõtlesid, et me hoiame raha kokku, panid 2-sendise kruvi sisse, toode ei toiminud enam nii, nagu pidi toimima. Tegime pika 2,5 tunnise kõne nendega Skype'is, et me olime nagu 3 omalt poolt ja siis neil oli mingi 10 inimest, ruum oli täis nagu mingisuguse product engineer, ettevõtte juht oli seal, kõik olulised poldid olid kohal. Rääkisime, sellist asja ei tohi mitte kunagi enam uuesti juhtuda, sest et näete, kui meie müük kukub, siis näed, teie ka aastas teenite kohe 500 000 vähem, et sellist asja ei tohi juhtuda enam. Kõik on ei, seda ei juhtu enam mitte kunagi. Ja siis järgmine tootering tuleme peale, siis laseme inspektsioonifirmal kontrollida iga viimsega toote üle, mõõta need kruvisentimeetri pikkused üle. Ja 1000 tootest 900 on 2,5 sendise pikkused kruvid ja siis 100 on 2-sendised kruvid ikka nagu. Siis Madis kirjutab, et aga miks need 100 tükki siis ei see 2-sendistega? Ja siis vastus oli, aga mõtlesime, mida vaja ära kasutada kuskil nagu. Et see on see jama, millega sa et sa võid teha igast asju nagu ja rääkida, aga see ei tähenda, et see nagu toimib. Ühesõnaga, see vundament on see, et su toode peab töötama alati laitmatult hästi, kogu aeg, mitte enamuse ajast, mitte osadele kasutajale, kogu aeg, jah. Mul on küsimus, ma ei ole üldse nagu selle tootmisega kursis, et kui sa seda toodet tellid, et mis see siis see lahendus on, et sa tellid siis seda väiksemate kogustega siis, et vältida seda või see inspektsioon, et see on mingi selline erapooletu ettevõtja, kes läheb sinna Amazoni lattu sulle neid kontrollima või kuidas see täpselt? No peaks olema nii jah, et see inspektsioon on nagu erapooletu, kes läheb ja kontrollib, tegelikult me lõpuni ei tea, kui aus olla, et sa maksad neile raha, võib-olla hiinlased maksavad ka talle raha, et võib-olla silma kinni pigistaks kuskil, aga põhimõtteliselt peaks. Aga jah, et alguses on mõistlikum väiksemate kogustega siis tegutseda, kuni sa saad need defektid nagu vead välja lihvitud enda tootmisest, et lõpuks, kui see koostöö nagu hakkab jooksma ja klappima, siis on hästi, aga need kasvuvalud on sellised suht tüütud. See toote kokkupanemine või kasutamine, see peab olema nii lihtne, ja nii puust ja punasest selgeks tehtud, et sellega ei ole võimalik valesti minna. Amazoni klient on hästi sükene mittekannatlik, sellist asja nagu, et ma saan sust aru, et läks valesti, sellist asja väga ei eksisteeri. Eksisteerib see, et ma ei osanud seda kokku panna. Näiteks, just eelmine nädal tegin ühe ettekande, siis leidsime niisuguse review, et inimene sai nagu legod ja siis ta jättis ühe tärni review sellepärast, et legod olid katki. Nagu, saad aru, et legod tulevad nagu tükkidena pakis kohale ja ta oli nagu pahane, et lego on katki. Et meil on olnud niisugust olukorda ka reaalselt, kus me müüme õhupalle ja inimene siis kirjutab review, et need ei hõljunud. Siis pead olema väga selge nagu aru saama, kuidas su klient mõtleb ja selle kõik kirja panema, et kuidas ta peab tegutsema, et see kogemus oleks tal hea. Siis ta peab olema nii parem kui konkurentidel, see on loogiline, aga küsimus on, kas sa ise tegelikult ka ostaksid oma toodet, kas sa annaksid oma sõbrale, kas soovitaksid oma sõbrale seda toodet. Väga hea klienditeenindus, midagi on valesti, kohe raha tagasi, uus toode. Me isegi oleme teinud niisuguseid asju, et kui me oleme näinud, et meie toode ei
ei ole kliendi jaoks see, mida ta tahab või ei ole rahul, siis me saadame konkurendi toote, mis võib-olla on see toode, mida tal täpselt sel hetkel vaja läheb ja siis töötame edasi. Ja kasutajakogemus on ju, et mõtle Apple'i peale, et kui sa võtad, ma ei tea, AirPodsi, mis iganes karbist välja, see on nii lihtne, on ju, see on nii nagu valutu ja mida parem su kasutajakogemus on, seda vähem sul on vaja klienditeenindust teha omakorda. Et see on niisugune nagu igapäevane töö, mis Amazonis käib selle nimel, seda toodet paremaks teha. Nüüd, me rääkisime review analüüsist, on ju, et hästi hea ja tore, et kuidas siis läbi review analüüsi leida neid mustreid üles, neid pisiasju, et kui sa neid pisiasju muudad, siis kuidas see review score nii see vaikselt timmida paremaks ja läbi selle teha turu parim toode ja kommunikeerida seda ka väga hästi. Aga lähme sügavamaks, et kuidas siis nagu seda kliendi analüüsile natukene veel liha juurde panna sinna luudele nüüd, et ütleme, et see review analüüs on sinu nagu see luud, on ju, hakkame siis liha peale panema. Kliendi survey'd, küsimustikud. Ehk siis väike näide sellest, kuidas 20 küsimusega luua siis eristuv ja selline toode, mis läheb kliendile päriselt korda. Kes on teinud kliendi küsimustikke muuseas? Okei, kas sa oled teinud nagu päriselus või netis suurema kogumiga? Netis on ju? Intervjuud on kusjuures üks parimaid asju üldse, sul ongi vaja ainult mingi 5 või 7 intervjuud hullult hästi aru saada, mis kliendile meeldib ja ei meeldi. Lihtsalt probleem on see, et mõnikord, kui sa müüd USA-sse või sa müüd Saksamaale või ma ei tea, Austraaliasse, siis sul võib-olla seda sihtklienti nagu ei ole siit eesist kohe võtta, kes ütleks sulle nagu müüd USA-sse, kes vaataks seda asja nagu ameeriklane ja ütleks, et näed, see on ja mis meeldib või ei meeldi. Aga siis viisime turule ühe kliendi niisugust asja nagu kohvimasina katlakivi eemaldaja. Niisugune, põhimõtteliselt kohvimasina puhastaja. Et palju teil kohvimasin on? Okei, enamusele, siis tõenäoliselt oled kursis, mis see on, et ei ole vaja seletada rohkem. Aga selle küsimustika, mida sa tahad aru saada või mis vastuseid sa otsid, on see, et sa üritad hästi täpselt aru saada veel rohkem kui review analüüsist, kes on su klient, milline siis tema see päris mure on, kuidas ta seda toodet tarbib, miks ta seda tarbib, mis tingimustel ta seda toodet enam ei tarbi, see on hästi oluline, ja miks ta valib näiteks ühe toote versus teise toote või kolmanda toote. Need on vihjed, miks ta hakkab valima sinu toodet või jätab sinu toote vahele ja valib sinu konkurendi toote. Ja kuidas selleni jõuda siis on, et nende küsimusteni? Me teeme niimoodi, need ei ole nüüd need küsimused, mida me iga kord küsime, aga me proovime mõtestada umbes seda kliendi analüüsi 3 plokis. Et esiteks niisugused kvalifitseerivad küsimused, et aru saada, kes on see sihtklient ja kas need vastused, mis ta nüüd annab, kas on üldse adekvaatsed, mille pealt tootearendust edasi tegema hakata. Kus sa peamiselt kohvimasinat kasutad? Oli selles küsimustikus esimene küsimus. See oli siis Saksa turule, et kas kodus või kontoris. Enamus ütles kodus. Väga hea, võib edasi minna. Kui enamus vastaks kontoris, siis väga ei ole vahet nagu see puhastaja enam. Tema niikuinii puhasta seda toodet, et see, mis ta arvab edasi, see ei loe enam mitte midagi. Aga see vastus oli positiivne. Millist tüüpi kohvimasinat sa kasutad? Kas sul on see käpaga või sul tilgub või sul mingid kapslid? Aina, et kohvimasinaid ja on hästi palju erinevaid. Kes sinu kodus teeb otsust, et millist puhastusvahendit kasutatakse? Kas sina, sinu naine, sinu mees? Pean ütlema ausalt, et sellest küsimusest väga palju kasu ei olnud, sest kõik ütlesid mina. Ja statistika oli see, et mehed, naised pooleks, siis oli see, okei, mis seal ikka, juhtub ka seda, et kõigega täppi ei saa. Kui tihti sa oma kohvimasinat puhastad? Juba annab vihje selle kohta, kuidas teha turundust, kuidas võib-olla pakendit luua. Millist tüüpi puhastusvahendid kasutad? Siin olid siis valikvariandid, olid vedel, siis olid mingi kapslid, mingi hulk asju veel, mida siis saab teha. Jällegi, kuna me müüsime vedelat toodet, siis me tahtsime näha, et see sihtklient kasutab ka samasugust toodet, mida me müüme hakkame, sest et kui enamus oleks öelnud, et me puhastame kohvimasinat mingite kapslitega ja me müüme sellist nagu vedelat katlakivi eemaldajat, siis jällegi see tagasiside ei ole enam adekvaatne. Niisugused kvalifitseerivad küsimused. Edasi.
siis üritame aru saada kliendi harjumustest ja eelistustest. Kas sa eelistad kindlat marki või see on suht savi? Siin on huvitav see, et enamus ütles, et vahet ei ole, peaasi, et puhastab, aga müügiandmestik näitas, et enamus ostavad brände. Mis sind häirib, kui sa seda kasutad? Siuke avatud küsimus on, et aru saada kliendist, kuidas seda kasutamist saaks lihtsamaks muuta. Nüüd on see koht, kus hakkab see vaikselt see kuld nagu välja tulema, et see küsimustik läks mingi 100-150 inimesele ja enamus sellest on täiesti kasutu. Enamus vastused ongi siuksed, et ei, kõik on hästi, jumala meeldib, midagi ei muudaks, kõik on hea, aga sa hakkad sealt leidma mingisugune 5 või 10 vastust, mis ütlevad, kuule, tegelikult hullud häirib see, et see haiseb nagu, siuke keemia hais on juures. Jah. Siis nendest Amazoni 3 päeva review'dest tuleb sama asja. Samad 3 staadi üldiselt nagu, ma olen rahul, aga ma tahan mingi idee, mis võiks parem. See 3 päeva review on see on mingi 8 Jah, et seda andmestikku saab mitmest kohast võtta, et Viktor ütles, et põhimõtteliselt 3 tärni review'dest saab ka samasugust informatsiooni, ma olen täiesti päri sellega. Me lihtsalt üritame seda küsimustikku veel nagu juurde teha, et nagu iga väike siuke detail on ja annab meile seda üldpilti juurde kliendist. Milline teave on selle eemaldaja juures sinu jaoks kõige olulisem? Mida sul on vaja teada selle toote kohta? Ja siis me andsime siuke 10 vastuse varianti, mida sa saad valida siis, et mida siis teha. Ja miks mul see pilt siin kõrval on sellepärast, et 3 asja tuli välja, mis on siis olulised, kui ta ostuotsust teeb. Esiteks, kuidas ma tean, et ma doseerin õigesti, kui tihti ma seda tegema peaksin ja kas see on safe. Et kas see nagu, kui ma selle asja ära teen, kas on pärast selle kohvi juua ja kõik on turvaline. Ja külmkapis midagi paremat ei olnud, siis võtsin siukse mõõdiku näite, aga põhimõtteliselt sellest sisendist me saime luua tootele külje peale täpselt samasuguse mõõdiku, et sa alati saad aru, et sul on kork, millega sa mõõdad õigesti, aga sul on alati külje peal see arusaamine, mitu kasutuskorda mul veel alles on selle toote jaoks. Ja seda ei tulnud review analüüsist välja, sest seda ei olnud ükski konkurent ei olnud sellist asja teinud, ehk siis sa ei saagi seda review analüüsist kätte, aga kliendi uuringust saad kätte, et see tegelikult meeldiks, see on niisugune väikene edge, mis jälle annab sulle kohe nagu parema review tulevikus. Ehk siis mida ma teada olen saanud? Ma olen teada saanud, kuidas teha pakendit, näiteks panna pakendile 10 kasutuskorda suurelt peale. Ma olen teada saanud, et ma pean ütlema suurelt kohe välja juba esipildile, et see on mõeldud kõikidele markidele, kõikidele masinatele, sellepärast, et muidu mu klient arvab, et mul on mingisugune juuramasin ja ma võin ka ainult juura seda vahendit kasutada, aga ma tahan, et minu oma ostaks ka. Mida ma veel olen teada saanud, kuidas seda toote kasutamist teha hästi lihtsalt ja selgeks nendest küsimustikest. Mida näidata piltidel, kui enamus vastajad ütlevad, et neil on kodus masin, kus tuleb nagu nii siin tilkudes nagu drip meetodil kohvi, siis ma panengi piltidele juba need peale, et ma juba räägin kohe, et ta tunneb, et see on nagu tema. Kui bränditundlik mu klient on, selles on teada. Päris palju asju. Küsimus 10. Siis ma kahjuks ei saanud neid pilte päriselt kätte, aga mida me siis edasi tegime, oli see, et me panime ritta 5 erinevat turu parimat toodet. Me panime neile toodetele kõrvale, siis tegime nagu Photoshopis, et võtsime pildi, panime toote pealkirja, panime review score'i ja panime siis sinna kõrvale hinna ja siis küsisime, millise nendest toodetest ostaksid. Esimese vaatena vaatad peale, millise võtaksid, mis siin turul on. Et miks ostaksid või? Jõuame selleni. Ühesõnaga, nad valisid mingid valikud, ja 11. küsimus oligi avatud küsimus, miks sa just selle toote valisid? Hästi palju vihjeid tuleb sealt välja. Inimene ütleb, et ma ei tea, see näeb lihtsalt usaldusväärne välja. See näeb kvaliteetne välja. Sa saad selliseid hästi subjektiivseid asju, mis annavad vihjeid selle kohta, kuidas su klient tegelikult mõtleb.
ja siis me lasime järgmise küsimustikuna järjestada olulisuse järjekorras, et mis sinu valikut mõjutas. Kas oli pilt, kas oli hind, kas review'd, kirjeldus, on ju. Hästi oluline on, et sa õiges järjekorras neid küsimusi küsid. Kui sa ennem küsid, on ju, küsimus 12 ja siis küsid küsimus 11, sa saad juba valed vastused, sest et sa annad nagu valiku ette, et okei, mis sind mõjutas ja siis miks sa selle toote valisid, siis ta vastabki see sama, mis sa just andsid talle ette, on ju, vihjena. Et sa pead nagu vaatama, kuidas sa küsimusi küsid. Ja siis edasi sihukese toote ostmisel, mis on kõige olulisemad omadused, jälle sihukene 10 omadust tuleb, on ju, alates siis turvalisus, doseerimine, kaua kestab ja ta pidi top 3 valima, on ju, top 3 enda jaoks olulist asja, et kuidas siis, mis tema otsust mõjutab. Jälle hästi palju infot tuleb sealt ette. Ühesõnaga, ma ei hakanud kõiki neid küsimusi panema, et siin paar tükki oli veel ja siis oli mõned siuksed küsimused, mis küsisid, okei, et kui vana sa oled ja kas sa oled mees või naine, on ju, et see ei ole huvitav niikuinii kellegile siit kuulajaskonnast. Et saab siukseid asju kätte, jah? Jäi vahel, et kellele sa selle saadad või kuidas sa leiad need inimesed, kellele see küsimustik saata? Sinu kliendid või kellegi teise, kes juba sarnast toodet tarbivad või? Jah, hästi küsimus, et me kasutame selle jaoks siuksed online survey platvorme, nagu näiteks SurveyMonkey, kus siis on need kasutajaskonnad juba olemas, et sa põhimõtteliselt lähed sinna, teed sinna kasutaja, lähed sinna portaali sisse ja siis sa valid, okei, et ma tahan Saksamaalt kohvijoojaid oma sellises vanusevahemikus, on ju. Ja mida siis nagu rohkem neid kriteeriumeid sa paned, seda kallimaksu see survey tegemine läheb, aga päris huvitavad, et päris nagu süvitsi saab minna teatud asjadega, et näiteks kui sa teed mingi lemmikloomadele asju, siis saad ikka nagu väga süvitsi minna umbes, et stiilis, et okei, kas sul on kalad, mitu akvaariumit, sul on nagu ikka väga spetsiifiliseks saad minna nende asjadega, et oma sihtklienti leida. Ja siis saad seda ka küsimusi teha, siis on ju hästi nagu lihtsustatult, et sul on mingi toote pildi idee, on ju, ja sa paned 2 tükki ülesse, kumma toote sa ostaksid, on ju, et siis nagu aru saada kliendi tajust sinu toote väärtuspakkumise kohta. Muuseas, kas sa valiksid A või B? Ja rahvas valis A 100 inimese peale. Et selliseid asju saab päris hästi teha, ja siis samamoodi pannakse kirja, et miks nad siis valisid selle ühe või teise. Hästi huvitav raamat, kui see teema huvi pakub, on Decoded, The Science Behind Why We Buy. See räägib sellisest ostupsühholoogiast ja miks mul see raamat meeldis oli sellepärast, et ta räägib, nad põhimõtteliselt mõõtsid selliste nagu ajuskänneritega, kui nad andsid inimestele valikuid, et mis nagu piirkonnad siis põlema lähevad ja kuhu silmad liiguvad ja et aru saada sellest, et kuidas siis, kui kiiresti ja kuidas ostuotsus sünnib. Ja siis näiteks seal tehti siukseid teste, et mõõdeti siis silmade liikumist pesuvahendite osas ja vaadati, et milline kuhu alateadlikult silm läheb esimesena ja mille lõpuks klient siis valib endale nagu selleks pesuvahendiks, et anti pilt ette. Ja seal oli siis hästi huvitav tuli sealt välja, oli see, et peaaegu alati alateadvus teeb otsuse sinu eest ära murdada sekundiga ja ta valib selle, millest saab kõige lihtsamini ja kiiremini aru. Mitte see, mis on kõige võib-olla ilusam või siuke nagu fancy või nutikam või ägedam, vaid see, millest saab lihtsalt kiiresti aru. Põhimõtteliselt suur valge pakend pesuvahend peal. Aga mida see annab meile on see, et see annab meile on jälle sellist nagu tausta, et aru saama, et okei, et me peame ka oma kliente hästi mõistma, hästi nagu lihtsalt ja selgelt temaga kommunikeerima. Nii, ja viimane siukene kliendi uuringu analüüsi vorm on pakendid, millest me täna räägime. Ehk siis kuidas teha pakendi analüüsi, et kui sa tuled turule, siis sa tuled nagu tõeliselt eristuva asjaga turule. See on siis näide ka ühest kliendi tööst, et miks ma klientidest räägin, sellepärast me tegime agentuuri minevikus
et kus me siis tegime kliendikontosid, kasvatasime, haldasime ja ehitasime üles, et enam me seda ei tee, aga siis sealt tuli väga palju kogemust lihtsalt ja väga palju õppetunde. Ja siin konkreetselt siis taheti turule minna väetisega, lihtsalt tavalise väetisega, mida siis saab toas, kodus kasutada. Sihtrühm meie uuringu järgi oli siis niisugune naisterahvas, 30–35, elab linnakodus, tal on palju taimi, millest ta hoolitseb, on ju, suht loogiline. Ja siis, kui sa hakkad seda turgu nagu analüüsima Saksa turul, siis sa käid läbi põhimõtteliselt 200 erinevat konkurenti, sa vaatad kõik olulised märksõnad läbi, vaatad, mis välja viskab ja sa kategoriseerid kogu selle pildi ära, et okei, et kui klient tuleb Amazoni, siis ta näeb midagi sellist, et laias laastus on sul üledisainitud pakendid 2000 aastast, on ju, niisugused nagu koledad kärtsud. Sul on siis, keegi on proovinud teha niisugust nagu premium toodet mustaga, on ju. Muuseas sellest raamatust ka hea tipp, et kui toode on nagu pikem ja must, siis inimene toimub seda alati rohkem premiumina nagu. Et niisugune huvitav asi, mida mõõdeti. Niisugune organic look, industrial, justkui nagu ehitusplatsile mõeldud ja siis niisugused imelikult suured kanistrid, on ju. Et see on siis see, kuidas siis seda mõõdeti. Ja meie ülesanne oli siis teha turuanalüüsi ja leida üles siis ka mingisugune eristumine, et kuidas seda teistmoodi teha. Et me tegime turuanalüüsi, me tegime review analüüsi, küsimustikku ei teinud, aga me tahtsime teha ka pakendi analüüsi, et kuidas siis pakendiga eristuda, kui klient tuleb, ta vaatab kohe silma, vot see. Mis ideed siis meil tulid kokkuvõttes, et need on siis ideed, mitte see lahendused lõpuks. Tulid siis, kasutasime natukene Pinteresti, igasuguseid muid vahvaid platvorme netist, tegisid niisugune äged ideed, et teha nagu need beauty drops, on ju, aga taimedele niisugust promo-pakendit teha. Või siis Crazy Plant Lady, on ju, Crazy Cat Lady'st tulnud, et kõik teavad seda ikka, on ju, seda Crazy Cat Lady nalja. Jah, okei, väga hea. Teha niisugune nagu premium silindri sisse, on ju, niisugune hästi eristuv pakend. Riidesse või siis võtta üle midagi, kusjuures kui tahad pakendideid saada, siis kosmeetika nišis saab hästi palju ideid üle võtta väga paljudesse muudesse nišidesse. Et hästi põnevaid asju leiab sealt. Plant treats, on ju, maiused sinu taimedele. Et mõeldes selle peale, et su klient nagu hoolib oma taimede eest nagu oma koduloomade eest, on ju. Natuke julgemad asjad, sellised värvikamad disainid, Art Nouveau stiil, on ju, niisugune abstraktne. See võib-olla, see on idee, on ju, aga see võib-olla ei ole kõige parem idee taime jaoks, et võib-olla natuke liiga kirev ja ei lähe päris sihtkliendiga kokku. Aga näiteks, kui sa mõtled 35-40 aastase naisterahva peale, siis see pakend tegelikult juba hakkab päris minema, on ju, et päris selles stiilis, mida oleks vaja. Mõned veel. Ühesõnaga, saab päris ägedaid niisuguseid ideid leida. Ja kui sa lõpuks saad oma idee leidnud, siis mis sa teed, on, sa lähed uuesti küsimustikesse. Sa paned oma pakendi idee paika, sa paned oma eristumise paika ja siis sa küsid ühe küsimusena, kas teed uue survey või siis muu survey käigus sa küsid, et millise nendest toodetest sa ostaksid ja paned oma toote sinna vahele. Mingi suvalise review score'iga, suvalise enam-vähem nimega, hind umbes sama, mis teistel, turu keskmine võib-olla kallim, kui sa müüd kallimat toodet, on ju, millise ostaksid. Ja mis siis tuleb välja, mida sa tahad saada, on see, et su toode oleks number 1 või 2, on ju. Kui su pakend on kuskil siin, siis on see, et hakkad otsast peale põhimõtteliselt. Ei ole mõtet minnagi, on ju, et mis sa ikka raha raiskad seal. Ja niimoodi saab pakendit uuesti disainida ka. Meil oli niisugune olukord, kus me olime turul ühe tootega 3 aastat olnud, toode müüs täiega hästi, väga pikki aastaid, aga siis mingi viimased 6 kuud me nägime, kuidas kogu aeg nagu trend läheb vaikselt allapoole, et kogu aeg nagu aina vähem. Ja siis, kui me võtsime selle konkurentsi olukorra lahti, vaatasime hästi objektiivselt peale, et okei, kas me ise ostaks seda toodet või ostaks, nagu mis meie toode on, et hästi aus olla enda vastu. Siis me vaatasime, et
niisugune veits igav või niisugune nagu, et konkurent tulnud niisugune huvitavate disainidega, niisuguste silmapaistvate lahendustega välja, ise ka ei ostaks nagu võib-olla, ise ei klikkaks enam oma toote peale, vanasti klikkasid, on ju, enam ei klikkaks. Mis tegime siis, oli see, et me tegime uued disainid, võrdlesime neid konkurentide vastu ja see oli siis üks näide sellest ühest küsimusest, mis me tegime, et mida siis ostaksid selle eesmärgi jaoks ja siis kohe näha, nagu 2 parimat konkurenti on ja siis uus disaini idee kohe topis on ja vana disain, mis meil oli turul, päris pikalt maas on ja kõigest muust. Et hästi otsene tagasiside sellele, et aeg oli muuta asju. Kuidas on siiamaani? Huvitav? Jah. Väga hea. Eks siis sellised ideed, kuidas saab luua väärtust ja asju teha. Tegelikult neid mõtteid on nagu veel, et neid asju saab veel teha, me teeme muid asju ka, lihtsalt täna on aega rääkida ainult 3, meil tegelikult ongi aeg juba otsas. Kui aga see teema või temaatika üleüldiselt pakub sulle huvi rohkem, siis me teeme ka Amazoni koolitust, kus me siis teeme sellise 3-kuuse intensiivse süvakoolituse, mis on siis meie sellise $25 miljoni müügikogemuse pealt üles ehitatud metodoloogia, et me teeme sama põhjalikult, me teeme turu-uuringut, me teeme lansseerimist, me teeme konkurentsianalüüsi, kõik asju umbes samasuguse sügavusega, et siin oli ainult nagu paar asja, mis oli välja toodud. Ja iga nädal teeme Q&A-sid, ehk siis kui sul on mingi küsimused, saad alati vastuse, saad minult vastuse, saad Madiselt, saad meie tootearendajalt, kõik meie need spetsialistid on kõnes koos, et sa saad nagu eksperdilt tagasisidet oma tehtud töö kohta. Facebookis on tugigrupp, kus inimesed aitavad, toetavad ja siis aeg-ajalt saame kokku ka. Et eelmine reede saime kokku stuudios ja siis rääkisime nagu uuematest teemadest, et a la stiilis, et üks teema näiteks oli, et me rääkisime, kuidas 3 kuuga 100+ review'd saada täiesti legaalselt oma tootelehel, ilma et sa küsid sõpradelt review'sid või teeksid mingisugust asju, mis on keelatud. On. Ja Madis rääkis kõige uuematest tööriistadest üldse, mis on Amazoni tekkinud, kuidas neid kasutada enda kasuks ära. Tulemusi on ka olnud, et ühel siis õpilasel, kes positas Facebook grupis, jõudis esimese aastaga 0 kogemusega, Amazonis jõudis 280 000 aastakäibeni. Et kui see pakub huvi, siis anna teada ja vist Ivelin tegelikult jagab mingid vormid ka, et saad oma huvi kirja panna. Ja kui on huvi, siis ma helistan sulle isiklikult. Me teeme niisuguse 3/2 kõne, ma lihtsalt üritan natuke aru saada sellest, et mis su olukord on, kas sa üldse sobid sinna programmi või mitte ja kui sobid, super, kui ei sobi, siis sellest ei ole hullu. Me usume seda, et liiga vara nagu vette laskmine ei ole alati kõigile hea, et pigem halb kogemus. Ja kui see ei paku üldse huvi, see on ka jumala okei, siis sul on võimalus ka tasuta koolitusel osaleda, et me teeme oktoobris 3-päevase tasuta Amazoni koolituse, kus me siis, meil on natuke rohkem aega kui tund aega ettevõtluspäeval, kus me räägime tooteotsingust, me räägime lansseerimisest, me räägime maksude reklaamidest, me räägime väga paljudest erinevatest teemadest ja lihtsalt tule võtta osa ja siis pane ennast kirja sinna, et mul täpselt kuupäeval paigas ei ole, sest et see idee tuli suht alles, aga sa oled siis nagu eellistis, et tule liitu ja loodetavasti näeme siis kas omavahel suheldes või siis sellel üritusel, et mõlemad pidi okei. Aitäh! Küsimusi? Mille järgi sa valid oma turu? Sa vahepeal ütlesid USA turg, USA Amazon, siis Saksamaa. Tavaliselt USA või Saksa turg on kõige paremad turud, kus üldse alustada. Et USA lihtsalt on niivõrd suur, seal on hästi palju nišistumist ka, et sul on neid tootevõimalusi päris palju. Eesti klientidele, kes tahavad Amazonis müüa, me oleme alati alustanud Saksamaalt, sest turu-uuringud on lihtsalt näidanud, et Saksa klient maksab sama asja eest lihtsalt rohkem raha ja oskab hinnata võib-olla seda kvaliteeti ja väärtust rohkem kui UK klient.
Kuidas neid SurveyMonkey'sid saada? 100 inimest? 100–150 inimest läheb korraga SurveyMonkey küsitlus välja ja siis tulemuste pealt me hindame, kas me peame uuesti tegema midagi või mitte. Et noh, see oli niisugune hea näide, et need küsimused esimese korraga saime kõik asjad täkke, mis meil vaja oli saada, aga meil on ka niisugused olukorrad olnud, et küsimused ikka ära, maksad raha ja siis vaatad, et esimese 2-3 küsimus, kvalifitseerimisküsimused näitavad, et nagu selle andmestikuga ei ole midagi peale hakata, et see on täiesti nagu siis teed uuesti, küsid uusi küsimusi, küsid paremini. Veel küsimusi? Kas te vaatate mingisugust sellist asja ka, et mingisuguseid tooteid, mida kohe kindlasti ei müü, et kas mingid siuksed, mis on nagu võib-olla liiga kõrgtehnoloogilised, et lähevad kergesti katki või siuksed, mis maksavad näiteks 5 eurot ainult kliendile või? Jah, et seal on mingisugused piirangud, liiga odavad tooted ei ole head, elektroonika tavaliselt ei ole hea, pH-meetri hea näide on et mingi asi seal keevitati valesti kokku ja 5000 tükki on nagu tuksis on aru ka ei saa, et nagu inspektsioon ei saa aru, et kas ta on siis nagu katki või mitte. Pluss seal on igasugused õiguslikud probleemid, mis võivad tekkida. Siis igasuguseid võib-olla keelatud kategooriaid ei maksa esimese hooga teha. Keelatud kategooriad või sellised nagu piiratud kategooriad on näiteks toiduained, kosmeetika, sex toys, sellised asjad. Jah. Kuidas sa tootjaid leiad enda toodetele? Google. Jaa, tundub, et see toote ja turu leidmine on üks kõige suurem osa nagu kogu sellest protsessist. Hiljem tuleb siis müük ja turundus, et kui suur osa nagu see toode ise, toote leidmine, turu-uuring ja nii edasi moodustab siis kogu sellest protsessist, et kas see on nagu umbes mingi 70% ja siis sa paned natukene juurde sinna seda turundust. Et ma lisan veel juurde, et sa enne mainisid ka seda, et näiteks SEO ja reklaam, eks ole. Et ma ei tea, kas sa teed seda Amazoni enda keskkonnas või sa ehitad veel oma landing page'i sellele tootele ja teed Google Ads ja... Neid kõik asju, 2 küsimust on ju, et esimene turu valimine, see on kõige olulisem otsus, mida sa üldse Amazoni äris teed. Et näiteks tulime uue brändi, uue tootega turule, ma arvan, meil läks 3 kuud, et toote idee leida ja siis 6 kuud, et seda toodet tootjaga siis nagu edasi-tagasi saata ja testida. Ja mitmel korral oli see, et äkki ikkagi ei lähe selle tootega, et äkki me ei saa sellest probleemist lahti. Et ütlen, et see on nagu doominoefekt, et kui sa saad selle turu paika, siis sa võid teha väga palju vigu muudes kohtades. Aga kui sa lähed juba vale toote, vale turuga nagu peale, siis vahet ei ole, kas sa teed oma reklaame, SEO-d asju, nagu sa ei võida. Et seal on tüübid sees, kus on nagu professionaalsed turundusmeeskonnad, sa lähed üksik üritajana mingi 10 tiimi vastu nagu tegema ja sa ei saa neist kunagi jagu, nagu eelarved on ka nii suured, kui sa valesti lähed. Mis puutub see turunduslikku poolda, SEO-d ja landing page'id asju, jah, põhimõtteliselt Google'is saab suunata liiklust Amazoni ja nii edasi, aga see on niisugune hästi edasi jõudnud tehnika, et pigem alguses seda sa ei tee. Et alguses sa tahad oma toote valideerida, käima saada, müüma saada, review'd, kui juba nagu see pall veereb, siis hakkad neid lisaasju tegema. Põhimõtteliselt näiteks see PH vidin on ju, et sa ei alustanud sellega, et sa teed nüüd landing page ja asju, sa panid toote, panid sinna, tegutsid ainult selle Amazoni keskkonnad, eks ole? Just huvi pärast, et kuidas teie nende oma toodetega kõigepealt tulite, kas on mingid tooted, mida ise kasutad või märkad, et hästi palju kasutatakse või millest oled ise hästi huvitatud, et või kus need tulevad need ideed? Pigem nagu endast lähtuvalt või see, et sa näed ümberringi, et... Numbritest, et analüüsist, et sa teed hästi suure andmeanalüüsi ja selle pealt sa leiad neid võimalusi, kus kohas on. Mida rohkem on asi, mida sa tunned või sulle hinge lähedane, seda lihtsam on, sest siis sa ei hakka nagu seda nullist, seda kasutajakogemust välja mõtlema. Aga kuidas sa seda teed, seda survey'd? Kuidas see käib? Kuidas sa turgu leiad? Selleks on niisugused Amazoni analüütikad ja see on lihtsalt selline suht tuim töö tegelikult. Et Madi saab sellest rääkida, nägu läks muigele kohe, et ühte toote ideed leida, sa võib-olla lihtsalt oled arvutis 6-8 tundi päevas ja 3 kuud lihtsalt kütad andmestikku läbi, et leida seda õiget asja.
Amazoni sees ja siis erinevate tööriistade abil nagu. Ma tohin just seesama küsimus edasi, et kui palju tegelikult võimaldab aega säästa see, et kui kasutada just nimelt kas Heliumit või Jungle Scouti või midagi muud, mis on see päriselt nagu point või on ehe ikkagi Google ja Amazon ise? Toote otsinguks siis, jah. Kindlasti need tööriistad on must have asjad, sest nad panevad sul mingisugused kriteeriumid paika, aga mingil hetkel sa pead aru saama ka sellest, et kui sul on veel 2 miljonit müüjat, kes peale sinu ka neid kõiki tööriistaid kasutavad, siis hakkad samasuguseid asju nägema, nagu nemad näevad ja sa pead hakkama natuke loovust sinna juurde panema, et kuidas siis nagu teistsugust andmestikku saada või teistmoodi seda turgu vaadata, et selleks on niisugused huvitavad asjad. Koolitusel räägime. Jah. Kui mõne sa oled tootevalikut teinud materjalist lähtuvalt, sa oleks mingeid materjale nagu lihtsam, odavam muuta seal modifitseerida, või pigem see, et sa võtad toote ja siis vaatad, et see, et mis materjalist sa tegema hakkad seda? Esimene toode on alati, sa proovid esimese tootena, esimese 2-3 toodet, nii-öelda hero tooted paika saada, millega saad käibe kasumi käima. Seda sa vaatad selle pealt, et okei, kuidas ma saan seda turu parima toote teha. Aga kui see on paigas, siis sealt edasi hakkab sul hästi palju vihjeid tulema, kliendid küsivad, kuule, kas seda saaks ka, kas teist asja saaks ka ja siis hakkad sinna ümber ehitama nagu asju, mis on võimalikult lihtne turule tuua põhimõtteliselt. Seda toodet lihtsalt mitte materjali, kui lihtsalt võtan seda materjali ja lihtne muuta, vaatame, mis selle materjaliga tooted turule võimalik tuua on. No põhimõtteliselt jah, et kui see esimene asi on paigas, siis jah. Kui me peame lõpetama, et me oleme üle läinud, et aitäh, et tulite ja mõnusat teisipäeva!